Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, mina olen Eha Kruus ja minuga on täna siin Mati Kaal. Ja meil on teemaks valitud loomade magamine, et mismoodi siis loomad magavad ja mida oleks inimestel sellest õppida. Tere tulemast, Mati! Tere! Ja alustuseks võib-olla räägiksid paar sõna sellest, et mida sa oled üldse teinud, et sa ei ole nüüd looma ja direktor, kellena sind tegelikult ju ikka veel teatakse ilmselt. Sa ei ole nüüd juba 9 aastat. Jah, suvel saab 9 aastat ja isegi uskumatult on see aeg läinud. Ega igav ei ole olnud, sest et mingil määral ma käin vahel loomaaias abiks, kui neil ei jätku ekskursiooni juhte ja nad on siiamaani säilitanud võimaluse, et minu ekskursiooni võib ka eraldi tellida. Ja siis käin jõudumööda siin ja seal igasugustes väärikate ülikoolides ja muudes kohtades loenguid pidamas, kui tellitakse ja selles mõttes esimesel pensionipäeval tegin endale firma ja selle firma alt siis toimetan 2-3 korda aastas, mõni aasta rohkem, mõni aasta vähem käin siis Aafrikas reisijuhiks. Näitan ja räägin inimestele sealsetest loomadest, sest loomaaia elu jooksul on praktiliselt kõiki neid elukaid olnud võimalik tundma õppida ja selles mõttes ja muidugi ka siin kodumaal üritan natuke erialaselt toimetada, et näiteks nüüd hiljaaegu hankisin endale rajakaamera ja üritan sel suvehooajal siis üles leida siukest elukat, keda peetakse meil välja surnuks, aga keda ma kuskil 60 aastat tagasi olen ise sabast kinni hoidnud. Ja see on lagrits ehk orav hiir. Orav hiir, lagrits, ma kutsin ette, et see on mingi komm. Inimesed teavad rohkem seda kommi, mis on nagu lagritse nimelise taimega seotud, aga tuleb välja, et on ka siuke elukas olemas, unilaste hulgas väga tore elukas. Ja siis minu kunagine emapoolse vanaema ja vanaisa maja on siis Ageri lähedal metsas ja sellest majast ei ole küll enam muud järel kui ahervare, aga kuna kunagi vanaisa vanaema juures ma seda elukat nägin, siis võib arvata, et kui ta veel olemas on seal, siis ta on seal, sest see keskkond on talle sobilik, nii et ma üritan siis hakata üles otsima seda lagrikat, kuna käib vaidlus, et kas ta üldse Eesti loomastikust välja lülitada või mitte, samas loomaaed, ma tean, üritab teda ka taasasustada, sest loomaaias ta tehistingimustes paljuneb. Nii et selles mõttes ma arvan jah, et ja natuke teen aiamaal ka tööd nii jõudumööda, et igav ei hakka. Aga see lagrits, et on ta siis orav hiir, et on ta kohe saba taga? Tal ei ole kohev saba, vaid tal on tutiga saba. Nii, aga milline see siis veel on? No see ongi nii, et see on peenike ja siis on valge kas meil mingit analoogi on looduses praegu? Valge tutt seal otsas ja tähendab, kuna ta on unilane, siis ta praegu pole mõtet teda otsida, sest et tal on talveuni ja siis kui ta kevadel üles ärkab, siis ma hakkan teda otsima. Ja ta on umbes niiviisi roti mõõtu, selles mõttes nagu hiirest kogukam, ilus must silma või kulmu triip on tal ja ise on ta siukene mõnusalt hall, aga valge sabatutt on ja selles mõttes hästi, hästi meelde jääb elukas, kui teda korra näha. Aga rohkem siis nagu rott, jah? Selline ebameeldiv tüüp? Ei, tähendab, minu meelest ei ole ebameeldivaid loomi üldse olemas, aga tähendab, inimene tavaliselt lihtsalt ei vaevu vaatama ja neid ilusaid külgi avastama, aga see oraviir ja miks ta on oraviir just sellepärast, et ta ronib mööda puid. Et ta ei toimeta üksnes maapinnal, vaid üsna palju toimetab puude otsas ja ka talve unne jääb enamasti kuskile puuõnsusesse, nii et selles mõttes see on see, miks teda oravhiireks kutsutakse ja kuna
ütleme inimese niisuguse hoiakus on sedasi, et rotti peetakse nagu natuke rohkem võib-olla niisuguseks no nagu minagi mitte väga meeldivaks loomaks, siis ei ole ta mitte orav rott, vaid on orav hiir, kuigi ta on oma keha mõõtmetelt pigem roti lähedane. Ahah, ikka pigem. Ja rott, kes elab puuõnsustes. Ja magab talveund. Väga põnev. See on tõesti tore. Ma hoian pöialt, et sa selle üles leiaksid. See oleks tore küll, sellepärast, et igatahes mingil määral sama, ütleme, loodusmaastiku massiiv kusagil ütleme, mingi 40 aastat tagasi oli kindlasti Laitses, sest et seal oli sedasi, et natukese hilinemisega jõudis see info loomaaeda, et väga imelik rott oli kellelgi aiamaal ja see oli selle labidaga maha löönud ja maha matnud ja siis loomaaia poisid käisid, kaevasid selle ülesse, sest see kirjeldus oli väga niisugune ootustandev ja osutuski lagritsaks, mis sinna oli maetud, nii et selles mõttes viimane informatsioon on sellest. Et ühel oli selline kurb. Ja samas ütleme see Laitse ja Ageri ja see on nagu üks niisugune loodusmaastiku massiiv, aga ma siis otsustasin nagu sealt vanaisa vanaema maja kandist kõigepealt otsima hakata. Nii et natuke juba jõudsime ka oma tänasesse teemasse, milleks on loomade uni. Ja tõsi ongi, et osad loomad ju lihtsalt magavad talveund, et mis tundub nagu eriti mugav variant või? Jah, tähendab, see on kohastumine talvisele toidupuudusele. Ja selles mõttes, et kasukas võiks ju kaitsta ja nii edasi, kui küllaldaselt süüa oleks, aga need elukad, kes toituvad just väga niisugusest grammist, mida talvel väga leida ei ole, siis on mõistlik niisuguses tardumuses, et sedagi on mitu varianti, sest ütleme näiteks siil ja see unilane ja üks teine unilane võiks meil ka veel alles olla, aga tõenäoliselt see tõenäosus on palju väiksem, see on pähklinäpp, see on hiiremõõtu elukas ja siis Lõuna-Eestis võiks tegelikult ka kolmas unilane ehk kunel olla, et sealt on mõned niisugused andmed, et keegi ütleb, et jah, ma nägin auto eest jooksis läbi, sest Põhja-Lätis on täitsa olemas. Ja küllap ta käib seal Lõuna-Eestis ka, aga teda ei ole. Aga siis karu näiteks ja mõnes mõttes tähendab kodumaal eriti, mitte siin meil on kährik see, kellel on niisugune talliuinak, et see ei ole nagu päris, et nad ei lange niisugusesse tardumusse, vaid lihtsalt hoiavad energiat kokku, elutegevus ja ainevahetus lähevad väga minimaalse tempo peale, aga samas nad säilitavad kontakti välisilmaga, aga ütleme need samad unilased ja siil ja need on nii, et kui ta on ikka langenud talveunne, siis sa võid ta võtta ja lauanuka peale panna ja ta magab edasi, ta ei saa muhkugi aru ja ülesärkamine on siis väga aeglane protsess. Aga see on ju ka ühtviisi ohtlik, et nad võivad kellegi saagiks langeda väga vabalt. Jaa, sellepärast nad enamasti otsivad selleks niisuguse koha, kus neid üles ei leitaks. Et siil ju läheb enamasti paksu lehe uniku alla ja need unilased, need otsivad siis niisuguse uru, kus nad ennast siis kerra tõmbavad ja sinna tartuvad. Ja mitte ainult imetajate hulgas, et niisugust tarduvat und on ka lindude hulgas näiteks, ütleme niisugune väga tore linnukene nagu piiritaja ehk piirpääsuke, tema elab suure osa oma elust ka lennates, sellepärast, et tal on nii pikad tiivad, et ta ei saa maapinnalt õhku tõusta. Ja siis ta, kui ta siis kogu aeg lennates elab, siis ta selge sööb putukaid. Ja kui ilm läheb nii külmaks, et sääsed ära kaovad, siis nad selle külma aja lihtsalt oma pesas tartuvad ja ainevahetus läheb nii madalaks, et nad saavad niiviisi hakkama ja siis, kui jälle olud paremaks lähevad, siis hakkavad. Jah, vot.
sellega inimene hakkama ei saa. Ei saa ja noh, kahepaiksed ja roomajad ja need kõik ju tegelikult talveks lähevad talveunne. Jah, aga kas on üldse tehtud mingeid põnevaid uurimusi selle kohta, et kuidas loomad magavad? Jah, eks ikka inimene on uurinud igasugust loomade tegevust ja uurinud seda, kuidas nad magavad ja kui palju nad magavad ja nii edasi. Et selles mõttes uni ja magamine on tegelikult kõikidele organismidele väga oluline, sest et see on aeg, kus siis vahepeal aktiivse elu käigus tasakaalust ära läinud ainevahetus ja organismi kogu tegevus korrigeeritakse ja viiakse uuesti tasakaalu. Ja kui seda magamist ei ole küllalt või ei saa õigel ajal, siis ei ole võimalust seda niisugust ainevahetusprotsesse tasakaalustada ja see hakkab tervise peale. Aga milliseid magamisviise on üldse siis olemas, et ma kuskilt lugesin, et linnud võivad lennates magada, et kas see tundub kuidagi väga ebareaalne? Ei, seal ei ole ebareaalselt midagi, sellepärast et võtame kas või niisugused linnud nagu albatrossid. Nemad ju mõne aasta tagant tulevad pesitsema sinna samasse, kus nad on üles kasvanud ja koorunud ja ülejäänud aja nad veedavadki ju ookeani kohal lennates. Ja siis ongi nii, et pannakse autopiloot peale, kuskile kokkupõrkamise võimalust eriti ei ole ja ülejäänud organism siis saab vahepeal siis sättida oma tasakaalu paika. Tiivad peavad ju ometi liikuma. Ei pea, sest nad ju on lauglennul ehk hoiavad tiivad laiali ja kui nad on siis ennast niiviisi õige õhuvoolu hoovuse peale asetanud, siis see kannab neid edasi, tal on vaja ainult säilitada seda tiiva asendit. Ja kui siis peaks mingi järsk muutus olema selles õhuvoolust, siis ta selle peale ärkab üles ja siis korrigeerib oma seda. Huvitav, kas on juhtumeid, et nad on alla kukkunud? Ega see väga hull ka ei ole, sest et nad on samas üsna head ujujad, aga kuna nendel on väga pikad tiivad, siis selleks näiteks, et kas või vee pealt lendu tõusta, on neil vaja väga pikalt jooksta mööda veepinda. Et siis saaks sinna tiiva alla selle õhutõukejõu tagasi. Nii et midagi hullu ka ei ole, kui nad siis alla peaksid kukkuma, aga see on jälle asjatu energiakulu. Ja üldse on ju sedasi, et näiteks kui rääkida nende inimestega, kes näiteks teises maailmasõjas olid ja pidid väga pikki jalgsi rännakuid tegema, siis nad jutustavad ka seda, et nad magasid käigu pealt. Hoidsid ühe käega voorivankri servast kinni ja kõndisid ja samas magasid. Võt see peab ikka tõesti väsimus ja uni olema. Ja see peab olema väsimus, aga organism on üldiselt nii sätitud, et ta naljalt ei lase ennast rivist välja viia, et kui lõpuks see on nii nagu mobiiltelefoniga, et kui saab nii tühjaks ja sa ei märka, siis ta ühel hetkel viskab ise ennast magama ja jätab nii palju seda voolu alles, et kõik need mällu pandud asjad alles jäävad. Ja samamoodi on organismiga, et siis kui see hakkab juba muutuma eluohtlikuks, see segadus seal ainevahetuses, siis ta hakkab juba nagu sundkorras seda tegema ja kui siis on mingi niisugune olukord, et seda võimaldatud ei ole, siis see võib lõppedagi surmaga. Kas inimeste peal ilmselt katseid pole tehtud? Vaat ei tea neid asju võimalik, et kuskil koonduslaagrites isegi tehakse siiamaani, sest et me teame neid Vene gulage, kus hulle asju tehakse, tähendab ja väidetavalt ju kas või siin viimase aja sündmused võisid olla põhjustatud sellest, et ei lastud magada neid dissidente vanglas. Mis sündmused täpsemalt? See
mis ta nimi oligi nüüd see poiss, kes tuli tagasi Saksamaalt pärast seda, kui teda mürgitatud oli. Navalnõi jah, tähendab siis nii palju kui kuulda on olnud, siis teda viimasel ajal tähendab pandigi seal külma käes kõndima ja ei lastud nagu magada, et see näiliselt õnnetu surm on ilmselgelt tapmine. Kohutavad asjad, jah. Ja. Aga lähme siis loomade juurde tagasi, see on toredam teema. Jah, see on, inimese loom on kõige hullem elukas, kes maa peal. Kahjuks küll. Aga see, kuidas rändlinnud siis magavad, et nemad peavad ikka maa peale tulema? Nende hulgas on ka nii seda kui teist, et selles mõttes on eriti suuremate lindude puhul on see, et nad saavad ka mingil määral lennu pealt magatud, aga väiksematega on natuke keerulisem. Aga magama nad ikkagi teatud aja tagant peavad, nii et sellest ei pääse keegi. Ja kui me räägime siin nüüd lennu pealt magamisest, siis sama hästi võib ka ujumise pealt magada ja vees magada nii vee all kui vee peal, sest ütleme näiteks hülged, nendega on niiviisi, et nad võivad magada kalda kividel, võivad magada nagu õngekork vee pinnal, aga võivad ka magada lihtsalt nii, et viskavad külili mere põhja ja magavad. Kõige magajad. Ja seal juures võimaldab seda see, et nendel on lihastes niisugune aine nagu müoglobiin, mis on hemoglobiini sarnane ja suudab samamoodi siis hapnikku siduda. Nii et nad võtavad nagu hapniku aku kaasa ja siis magades on energiakulu on ju minimaalne ja siis niisi magavad. Ütle nüüd, see oskus kuluks ju inimesele ka väga hästi ära. Tähendab, inimesel põhimõtteliselt on ju suur enamus paljusid oskusi olemas. Aga tähendab, me oleme nad ära unustanud või ei oska neid kasutada lihtsalt. Muidugi vee all magamiseks peaks olema siis võimalik tõmmata nina klapid kinni, mida meil ei ole, nii et päris vee all magamiseks meil nagu enam füüsilisi võimeid ei ole, aga magamise võimalus on tegelikult palju suurem, kui inimene oskab seda reeglina kasutada. Et selles mõttes on meil loomadelt väga palju õppida, sest loomad oskavad ennast välja lülitada erinevatest olukordadest ja erinevatest tegevustest peaaegu nagu lahklülitiga. Et energia on ju ikkagi lõppude lõpuks see, mis on kõikide nende maailma protsesside jaoks vajalik ja selles mõttes on niiviisi, et loomad hoiavad energiat väga hästi kokku. Et näiteks ütleme seal, võtame ma nüüd siin viimasel ajal Aafrikas palju käinud, toon Aafrika näited, et maailma kiiremad jooksjad on ühelt poolt siis gasellid ja teiselt poolt siis gepard, kes on tõesti maailma kõige kiirem jooksja, vist 118 kilomeetrit tunnis on mõõdetud. Aga õnneks see gepard väga pikalt ei suuda niisugust tempot pidada, et oma selle kiiruse saab ta üles kiiremini kui Lamborghini auto, aga samas siis, kuna ta südameindeks on väike, siis ta väga pikalt seda välja ei kanna. Ja kui siis õnnestub sellel antiloobil, kes küll suudab jooksta ainult kuskil seal 8-90 kilomeetrit tunnis, aga selle eest on väga osav võikleja, et ta oskab siis nagu jooksu pealt hüpata kõrvale, siis gepard paneb siis otse jälle või peab siis suure kaarega pöörama, siis kui gepardil on võhm väljas, siis gasell ei pane mitte jumal teab kuhu ja ei hakka paanitsema, et mis nüüd edasi saab, vaid hakkab rahulikult sööma, lülitab selle tegevuse välja ja gepard hakkab lõhtsutama ja seda ühte tegevust ei kanta enam meeles, inimene räägib pärast nädal aega, et vaat mis kõik oli ja nii edasi. Inimene läheb väga närvi ja just, ta üldse ei valitse ennast. Aga loomad kasutavad oma võimeid ja võimalusi olukorrast lähtudes ja kui see olukord muutub, siis ta lülitab ennast krapsti ringi ja tegeleb sellega, et uuesti energiat koguda. Mõte. Ja see on asi, mida inimene peaks ilmtingimata õppima.
ja püüdma rohkem elada hetkes, aga mitte mõtlema selle peale, mis juhtus ja mis veel tulla võib ja nii edasi, sest et sellest mõtlemisest ei ole ju mitte tuhkugi kasu, aga kasu oleks see, kui sel ajal ennast taastada hoopis ja olla võimeline tulevikus reageerima nagu vaja on. No see oleks jah, see on õige, aga meil on mingi programm peale pandud, et me tegelikult närvitseme nii õudselt ja sellest tekivad kõik need depressioonid. Tähendab, see on jälle asi, et selle kaela on asi hea ajada, et programm on peal ja ma ei saa, tegelikult saab küll. Et kui inimene püüab enda seda mõtlemist nende samade loomade eeskujul sättida ja kui üks olukord ja tegevus lõpeb, siis selle kõrvale heita ja mitte tegelda selle asjaga liiga pikalt pärast, väikselt võib ju analüüsida, aga seda ei saa kaasas kanda. Aga inimene läheb magama ja selle asemel, et uinuda, hakkab mõtlema selle peale, mis oli ja siis hakkab mõtlema, et oi jumal, mis veel tulla võib, eks ole, aga seal juures vanasõna ütleb ka, et enne pole mõtet hunti karta, kui hunt näha on. Et selles mõttes see on väga, väga tark vanasõna ja siis ongi nii, et tuleb suruda endal need asjad peast ära ja kui tekib see harjumus, et saab niiviisi kõrvale heita, siis inimene jääbki magama ja organism sätib enda protsessid tasakaalu. Jah, see on kõige hullem olukord, et ta tahaks magada, aga ta ei saa sellepärast ja ta raiskab selle aja ära ja siis ta asi kuhjub veel hullemaks. Just, ja mitte ainult aja, vaid kõige hullem ta raiskab ära oma energia. Ja oma elu lõpuks. Ja lõpuks oma elu, nii et selles mõttes, sest kõik siin ilmas tegelikult on energia ja seda peab arvestama. No jah. Ja muidugi Aga kuidas siis loomada, kuidas see antiloobil õnnestub siis? Mida ta teeb seal oma ajus? Ta lülitabki nagu lahklülitist selle olukorra. Kus see lüliti asub, ma tahaks teada. et selles mõttes, sest et need, kes ei lülitanud, need söödi ära. Need on juba ära söödud. Just. Nad meid ei sööda ära, siis nagu ei ole. Me oleme tähendab tegelikult, inimene on praeguseks maailma kõige laiemalt levinud ja kõige arvukam selgroogne loom. Ja selles mõttes järgmisel kohal on rändrott, kes on tänu inimesele, hea teada. kes on tänu inimesele temaga koos inimkaaslejana, sest looduslikult tegelikult rändroti kodu on Mansuurias ja seal ta elab niisuguses kergelt soises võsas ja ei ole üldse inimesega seotud. Aga omal ajal ta on siis niiviisi purjelaevadega tassitud mööda ilma laiali ja praegu praktiliselt peale Antarktika vist on ta kõikidel mandritel olemas ja ma ei ole kindel, et mõnes pagana polaarjaamas ei juhtu olema teda ka seal. Et saavad isegi seal hakkama. Aga ja muidugi nii nagu paljude elukatega, keda inimene on vaenanud, siis nad on pidanud ennast kogu aeg ju nagu täiendama. Aga inimene on leiutanud abivahendeid. Ja selles mõttes, kui nüüd seda rändrotti, kes siis on üle ilma inimkaaslejana võrrelda sellega, kes elab seal kodus Mansuurias, siis see inimese poolt laiali veetud rändrott on palju plastilisem ökoloogilises mõttes kui see, kes seal looduses elab, sest et tal kõiki neid asju, mis inimesega võitlemiseks vaja on, pole seal lihtsalt vaja. Ja sama lugu on kas või näiteks hundiga, et kui me saaks praegu nagu ajamasinaga keerata mingisuguse niisuguse kiviaegse hundi endale ette, siis see on äratundmatuseni teine kui praegune susi, keda inimene on kogu aeg vaenanud ja kes on pidanud sellest tulenevalt ennast kogu aeg täiustama. Nii et nad on tegelikult inimese poolt täiustatud variandid. Jah, just. No võt. Ja inimene on kõige rohkem hunti täiustanud muidugi koera aretusega, sest tegelikult koer ei ole ju midagi muud kui koduhunt. Ka see mingi polonka või pisike puudel, sellel on väikse kere, see on hundi hing.
ja väikestel koertel veel eriti. No sellepärast, et seal nagu seda tegurit, mis võiks teist hirmutada, et sa oled suur ja kole, seda ei ole, siis ta peab selle tasa tegema. Kompenseerima, jah. Aga on ju veel magamisviise looduses, et osad lülitavad poolaju välja endal. Ja no tähendab selleks, et siis oma loomulikku elu elada ja samas siis ikkagi seda elutegevust ja ainevahetust korrigeerida selleks, no on väga palju erinevaid viise, et on neid, kes siis magavad pikalt jutti ja on neid, kes magavad väikeste ajalõikude kaupa. No inimeste hulgas räägitakse, et näiteks Napoleon oli maganud vist kas 6 korda päevas paari tunni kaupa. Aga siis loomade hulgas on seda niisugust jupiti lühiajalist magamist on üsna laialt levinud ja siis ei jäägi muud üle, kui oleneb sellest, kes võib sind ihaldada. Sest mõned loomad ju näiteks ei poegi magamiseks kuhugi asemele, vaid suudavad koguni püsti jala peal magada. Et no, inimesel ei ole seda võimalust, et ta oma liigesed kuidagi lukustaks, aga väga paljud loomad, ütleme seal kas või hobuslased või kaelkirjak või nemad suudavad liigesed lukku panna ja siis püsti jala peal magada. Põhimõtteliselt see hobune on seal koplis aga ta tegelikult magab või? Ja, seisab püsti. Just tähendab, eriti ratsahobused väga harva heidavad pikali, varsad magavad pikali, aga täiskasvanud magavad rahulikult püsti ja inimesega on see, et nii kui ta magama jääb, nii nõksti põlved lähevad alt ära, et ma mäletan omal ajal ma elasin Kivimäel, aga koolis käisin reaalkoolis kesklinnas ja siis oli niiviisi, et õhtul kui Soome televisioon ära lõppes, siis lugesid veel raamatut, tol ajal küll ei olnud mobiiltelefone ja muud niisugust sotsiaalmeediat, kus olla, aga ja, siis olid aga huvitavaid raamatuid oli lugeda ja siis jäi see uneaeg teinekord väga lühikeseks ja kuna siis tuli pool tundi sealt Kivimäelt hakata bussiga sõitma kesklinna, siis oli sedasi, et me tol ajal oli nii, et bussil olid 3 ust ja keskmist ust ei tehtud kunagi lahti, see oli kogu aeg kinni, nii et peale tuli tulla tagant ja välja tuli tulla eestuksest ja keskmist ust ei teinud keegi lahti ja siis oli kõige mugavam oli siis selg vastu ust sinna sellesse ukseauku jääda ja siis kippus uni peale ja nii kui magama jäid, siis jälle nõksti põlved tegid nõksu, ärkasid üles, nii et selles mõttes on, aga kaelkirjak ja hobused näiteks, nemad suudavad rahulikult niiviisi magada. Ja mõnikord, kui näiteks kaelkirjak siis mitte püsti ei maga, vaid tegelikult umbes, kui ma õieti mäletan mingisuguse 10% siis on seda aega, kus ta püsti ei maga, vaid ilmselt teatud määral tahavad ka kossid puhkust saada ja korrigeerimist, siis ta heidab oma pika kaela üle selja, nii et toetab pea teisele poole maha, sest et tal on ju nii pikk kael, et kui ta seda peaks püsti hoidma, siis ei saa ju ka magada. Nii et, aga muidugi see asend on nüüd kõige ohtlikum. Sest sellest asendist kaelkirjakul püsti saada on väga vaevaline ja aeganõudev ja kui siis kiskja peaks teda ründama selles olukorras, siis on pääsu suhteliselt vähe ja sellepärast nad valivad selle koha, kus nad siis niiviisi magavad sedasi, et seal väga lähedalt ootamatult keegi tulla ei saa ja siis tihti ongi nii, et kui üks on siis pannud selle pea, siis teine ikkagi samal ajal nagu väga suur kari niiviisi ei maga, et siis on kellelgi silm peal ja saab nagu kohe reageerida ja jälle inimesed on kaua aega arvanud, et kaelkirjakud on tummad ja ei suhtle omavahel. Praeguseks on selgunud, et nad suhtlevad infrahelis. Ühesõnaga meie kõrv ei suuda seda nii madalat võnkumist tajuda, aga nemad
suudavad sedasi suhelda ja mitte ainult nemad, vaid mitmed muud elukad ka, näiteks elevandid üsna palju suhtlevad infrahelis. Nii et meile jääb palju asju tabamatuks hoopiski. Ja no sest, et me ei adu ei seda infraheli ega ka ultraheli, mida jälle samal ajal nahkhiired ja mitmed muud elukad, delfiinid ja nii edasi kasutavad, nii et selles mõttes meie meeled on võrreldes paljude muude elukatega on suhteliselt täntsid. Et see ei ole mitte ainult kõrvakuulmisega niiviisi, vaid ütleme näiteks pilt on umbes sedasi, et kõige parema haistmisvõimega inimene tunneb võib-olla mingisuguse paar promilli sellest, mida kõige kehvema haistmisega hunt. Nii et selles mõttes on ja ütleme, meie silma eraldusvõime on suhteliselt nadi. Ütleme, kui näiteks suur kotkas on läinud nii kõrgele tõusvate õhuvooludega, et meie ei näe seal enam isegi teda täpina, siis tema näeb veel rohuse siirt. No võt. Nii et selles mõttes inimene... Et sulle looduse kuningas? Ei, kuningas ta kaugelt ei ole. Selles mõttes see on niisugune väga, väga isekas arvamus, mis absoluutselt paika ei pea. Ja see, et inimene arvab, et mõni loom on loll, ei tähenda, et need loomad lollid on, nad lihtsalt neid asju, mida inimene peab enda jaoks väga oluliseks, oma eluks ei vaja. Aga samas inimene ei suuda väga paljusid asju ligi lähedaseltki sooritada, millega saavad nemad hakkama, sest see on nende eluks väga vajalik. Kas üldiselt võibki teha sellise või see vastab tõele ilmselt, et need, kes on saakloomad, nemad magavad hästi nagu lühikesi unesid ja need, kes on kiskjad, kes ei pea kartma, need magavad kaua ja pikalt. Ja üldreeglina küll, üldreeglina igatahes ja näiteks miks lõviloomade kuningas on, ma arvan, et mitte millegi muu pärast kui selle pärast, et nad magavad 20–22 tundi ööpäevas. No võt, see oleks tore. Et kes peale kuninga võib endale niisugust luksust lubada. Aga samas ütleme, need jutuks olnud kaelkirjakud, nemad magavad ööpäevas 2–4 tundi. See tähendab seda, et nende see magamise intensiivsus, mille jooksul nad korrigeerivad oma seda elutegevust, see peab olema palju, palju intensiivsem kui ütleme sellel lõvil või meie oma kodukass magab tegelikult enam kui 10 tundi päevas. Ja muidugi loomad siis valivad omal magamiseks erinevad paigad ja positsioonid. Näiteks kui omal ajal ma üsna palju loomaaia-töö kõrval ajasin hundi jälgi ja ilvesi jälgi metsas ja siis näiteks kui ajada hundikari ülesse, siis lumisel talvel on seda hästi näha, siis on näha, et need magamisasemed on niiviisi, et kusagilt puudub seda naaberisendit mingi kehanukk. Nii et kui mingi oht on ja üks karjast püsti kargab, siis see informatsioon on sekundiga igal pool ja kõik kargavad püsti. No ütle nüüd, et sellistes asjades on nad nii targad tegelikult. Jah, tõesti. Ja selles mõttes on ja muidugi inimene ei saa sellest tihti aru, et siis loomadel on need võimed teistsugused, näiteks looma ja hülged väga tihti magavadki põhjas pikali. Ja siis on olnud seda, et hommikul esimesed külastajad helistavad, et teil on hüljes öösel ära uppunud. Sest nüüd on mobiiltelefonid ja inimesed helistavad. Inimesed tunnevad muret. No just, aga nad ei tule selle pealegi, et hüljes suudab sedasi magada. Ja ütleme, inimese lähemad sugulased, ütleme šimpansid näiteks, nemad teevad igal õhtul ja orangutanid täpselt samamoodi, teevad omale ööpesad. Teevad küljealuse ja võib ju sadama hakata, vihmamets, kus nad elavad, siis tükk aega näevad õhtul vaeva, et siis endale korralik ja teevad seda igal õhtul, sellepärast, et sellesse samasse kohta nad ju tagasi
täpselt ei tule, sest nad liiguvad nii, nagu neil, eks ole, parasjagu mingi söögiobjekt on valmis saanud. Ja selles mõttes näiteks on paljude loomadega niiviisi, aga ka loodusrahvastega, et kui see kliima muutub, siis läheb natuke see looduse rütm sassi ja kui siis on elatud kogu aeg nii, et nüüd saab üks saakliik valmib ja siis teine ja siis kolmas ja nii edasi, siis see on aasta sadu, kui mitte tuhandeid kestnud rütm ja kui nüüd siis selle kliimamuutuse tõttu juhtub niiviisi, et nad enam ei õitse selle ja ei vilju selles järjekorras, nagu nad on seda kogu aeg teinud, vaid korraga võib olla nii, et need, mis üksteise järel tulid, on parasjagu valmis ühe korraga ja siis tuleb auk, kus pole väga midagi võtta ja see tekitab nii loodusrahvastele kui siis meie sugulastele ja muudele elukatele metsas probleeme. Nojah, muutuste eest ei ole me kaitstud. Ja sinna ei ole midagi parata. Loodetavasti suudab inimene ehk midagi ette võtta, sest et ta on praegu ikkagi jõudnud juba sellesse mahtu selles ülejäänud looduses, et ta suudab mõjutada, selles mõttes nimetataksegi ju praegu antropotseeniks seda ajastut, mis meil praegust on, just rõhutades seda, et inimmõju ongi see, mis väga palju dikteerib. Aga kas seda on ka uuritud, kas loomad unenägusid näevad? Ja seda on uuritud ja uskumatu und näevad isegi krokodillid, rääkimata siis meie lähematest sugulastest, imetajatest ja lindudest, tähendab selles mõttes, sest et on ju uuritud inimese puhul ja see on täpselt samamoodi ka siis muude elukate puhul, et uni koosneb mitmest erinevast unest ja siis see, kui inimene seda und näeb ja samamoodi mõni teine elukas und näeb, see on siis üks unetüüp ja ülejäänud aeg on siis see on nagu REM-uniaks nimetatakse seda aega, millal und näeb ja igaüks võib ju vaadata kas või näiteks oma koera, kui tal kodus koer on, et koer magades teeb igasugu liigutusi ja asju, on sel ajal, kui ta REM-unes on, et ta käpad võivad liikuda ja nii edasi, tähendab, samas magab ta täiesti, see tähendab, et nüüd ülejäänud kehaosad siis elavad kaasa sellele unenäole. Nii et ja samamoodi linnud ja ma ütlen isegi krokodillidel on tähendab. Kuidas seda uurida saab, kuidas sellest aru saab? Tänapäeval on võimalik panna ajusse igasugu andureid. Nii inimestele kui muudele elukatele ja seda, eks ei pea ilmtingimata isegi füüsiliselt aju torkima, vaid saab neid andureid panna ka kaugemalt asju lugema ja selle järgi saab kindlaks teha, mismoodi parasjagu see uni käib. Tänapäeva tehnika võimaldab igasuguseid niisuguseid uuringuid, mida veel võib-olla isegi 100 või ka 50 aastat tagasi ei osanud keegi ettegi. Ei osanud undki näha. Ei osanud undki näha, und nähti, aga mitte sellest. Aga mida nad seal unes siis näevad? Eks nad näevad samamoodi nagu meiegi und näeme, sest tegelikult me arvame. Me näeme igasugu absurdseid asju. Jaa, aga selles ongi asi, et samal ajal tähendab aju tegelikult kustutab neid faile, mida vaja ei ole. Ja siis me neid nagu näemegi ja sama asi on muude elukatega. Et see ei ole mingi niisugune kindel süžee, et nüüd näeme täis filmi ära selleks. Kahjuks mitte, muidu võiks küll. Et selles mõttes jah, need asjad. Nii et ega inimese loom ei ole tegelikult väga palju erinev sellest muude elukate seltskonnast. On väga palju sama asju, me tihti ei taha seda tunnistada, aga see on täitsa olemas. Jah, aga
Meil jäid võib-olla rääkimata mingisugused toredad loomad nagu delfiinid või nendel on vist sihuke huvitav asi, et nad magavad nii merepõhjas kui seal peal ja neil on kuidagi aju. No tähendab see delfiinid ja ka muud vaalad, kes terve oma elu peavad veetma vees, sest et nendel erinevalt hülgeist ei ole seda võimalust, et nad tulevad kuivale maale ja vastupidi, kui nad kuivale peaksid mingil põhjusel sattuma, siis nad, kogu see nende organism on tegelikult arenenud ju nii, et veekeskkond, mis teeb neid palju kergemaks. Ja niisugused elukad, kui nad satuvad kuivale, siis nad enamasti lämbuvad ära, sellepärast et see keharaskus lihtsalt surub nende kopsud kinni. Ja siis nii, et aju kuidagi pooleldi töötab, käivad pinnal ja siis lähevad tagasi. Ja vaalalistel samamoodi nagu hüljestel on tegelikult see müoglobiin, mis võimaldab neil väga pikalt, nad suudavad ju sukelduda kilomeetri jagu ja niiviisi, mida ei oleks võimalik teha lihtsalt selle õhuga, mis nad kopsu tõmbavad pinnal olles. Ja sama asi on ka magamisel, et nad suudavad vees olla, reguleerides seda oma asendit, on mõned, kes magavad püsti vees, tähendab vertikaalselt, on neid, kes magavad horisontaalselt vees, et selles mõttes see püsti asend on mõnes mõttes kasulikum, sest et see märgatav osa on siis väljapoolt veekeskkonda on väiksem ja selles mõttes see, nii et see mitmekesisus, kuidas elukad magavad, tähendab, mis asendis, mis pesas või asemel või see on niivõrd erinev, et uskumatu ja näiteks seal, kus nüüd ütleme näiteks seal troopika lähistel, kus teinekord ööse ja päeva temperatuuri vahe on väga suur, seal magavad ahvid näiteks niiviisi, et nad on tropis. Kallistavad üksteist ja siis ongi niiviisi, et kui väljapool jahe hakkab, siis ta sätib ennast, pugib sinna kuskile vahele ja mul on olnud ka võimalus ükskord Indias hommikul siis jalgrattamatk rahvuspargis teha koos kohaliku giidiga ja siis oli hommikul päikse tõusul, kui siis meie sugulased ahvid hakkasid üles ärkama, siis nad olidki puuarude vahel sättinud ennast niiviisi üksteisest kinni hoides ja üksteist emmates ja siis hakkasid ennast sealt lahti arutama. ja mitte ainult seal kuskil troopikas ja mitte ainult imetajad, vaid siin eelmine nädal oli Postimehes pilt ja juttu sellest, kuidas sabatihased, kui ilm läheb väga külmaks, siis moodustavad niisuguse palli, millest need pikad sabad on väljas ja suudavad siis niiviisi vältida seda kehatemperatuuri kadu. Nii et selles mõttes loomade vajadused on väga erinevad ja sellest tulenevalt siis ka kõik need magamised ja toitumised ja kogu päevarežiim, sellepärast et see on kohastumine selleks, et olla selles keskkonnas, mis on neile ette nähtud. Aga kas selliseid loomi on ka, kes üldse ei maga? Ma arvan, et ei ole. Et isegi juhul, kui me arvame, et nad ei maga, siis me lihtsalt ei adu seda, et nad magavad. Et kui saaks siis nagu samal ajal uurida nende ainevahetuse protsesse, siis on näha, et ikkagi see periood peab olema, kus nad seda korrigeerivad. Kõik need teod ja kõik nemad ikkagi nad peavad selles mõttes oma seda elutegevust korrigeerima ja tigudega ongi ju väga lihtne näha, tähendab, kui on kojaga tigu, siis nad tõmbavad ennast sinna kotta sisse ja mis ta seal teeb, siis magabki.
nii kulub kõige vähem energiat ja samas on võimalus siis korrigeerida seda ainevahetust ja see ei tähenda seda, et nad nüüd mõtlevad, et nüüd hakkan korrigeerima. See on lihtsalt evolutsiooni käigus välja kujunenud, et nendel tekib see periood, kus nad siis on niisuguses puhkeseisundis, et organismi protsessid saavad tasakaalu minnast. Selleks, et parasjagu toimetada mingisuguse elutegevuse valdkonnaga, mida ei oska ju keegi ettegi näha, siis organism suudab mobiliseerida ennast nii ja naa, aga sellega läheb see niisugune rahulik tasakaal paigast ära ja siis ongi vaja magada, et see asi kõik uuesti, see on nii nagu ütleme, viskame kivi vette ja tükk aega kulub enne, kui see vesi jälle uuesti vaikne on. Aga kas loomadel on unehäireid ka nagu inimestel? No kõik sõltub sellest, mis tingimused neil on. Vanasti räägiti palju Armeenia raadio anekdoote, üks küsimus oli, et kas koer võib põdeda infarkti ja vastus oli, et võib, kui talle antakse inimlikud elutingimused. Nii et selles mõttes on see, et kui enamasti on see muidugi inimene, aga võib-olla mõnikord ka mingi loodusnähtus, mis segab, ei lase teda magada. Et selles mõttes võib mõne uuringuga täielikult rappa minna, sest et ma kunagi lugesin ühte niisugust uuringut, kus siis oli kogu aeg jälitatud kiskjat ja siis tehti pärast järeldus, et ta murrab nii ja nii palju ja need numbrid olid kohutavalt suured. Aga tegelikult oli põhjus selles, et inimene oli tal kogu aeg sabas ja kui ta murdis, ta ei saanud seda sööma hakata, et ta aeti sealt jälle ära ja siis tal järgmine võimalus, kui tekkis, siis ta proovis jälle sööma hakata ja niiviisi võib inimene ju muuta kogu seda protsessi ja sama asi on ju ka magamisega, et kui inimene, nii nagu nendes sel Navalnõil või kellelgi teisel vangilaagris tehakse, et sind magada ei lasta, siis ei ole midagi teha, siis lihtsalt ükskord ütleb organism üles. Aga sellist asja ilmselt ei ole, et mul on täna depressioon ja... Ei, ma seda räägingi, et tähendab esimene asi, mida kõige rohkem... Aga ma mõtlen looduslikult niimoodi. Mida kõige rohkem on vaja inimesel õppida loomadelt on see, et ei tasu kaasas kanda neid eelnevaid tegevusi, vaid tuleb ennast välja lülitada. Ja, aga kas loomadel on seda insomniat ehk... Kas nad unes võivad kõndida nagu inimesed? Tähendab, ma arvan, et ma ei ole küll uurinud seda asja, ei ole ka ühtegi uuringut lugenud, aga ma arvan, et miskigi asi, mis inimese loomal on, ei ole võimatu, et see on ka teistel elukatel. Jah, arvata võib. Koeri on ju vist nähtud ka kõndimas niimoodi. Siin ongi see sama asi, et koeral on inimlikud elutingimused. et kui hundid ei käi ilmselt ringi siis metsas. Keegi pole seda asja uurinud, aga põhimõtteliselt saab kõigil olla see sama protsess, mis on inimesel ja mis seda tekitab, sest eks see on tõenäoliselt suuresti seotud ka sellega, et kõik need ajuosad ei saa ennast tasakaalu viia ja... Aga meil on selline rahulik Tiiu õhturännakute podcast, et ma hea meelega nüüd, meil järgneb siin alati nagu meditatsioon lõppu ja täna on meil tulemas tasakaalu leidmise meditatsioon, aga meditatsioon on üks selline võimalus, et selline õhtune unerutiin endale luua. Aga kas sinul on ka mingi selline õhtune rutiin, mida sa teed, et siis rahulikult magama jääda? Tähendab, mina üritan oma hingamist viia sellesse rütmi, mis on magajal. Väga põnev. Aga saad sa rääkida sellest? Selleks ei ole mingit erilist tarkust vaja, tuleb natukene lihtsalt jälgida inimesi, kes juba magavad. Ja siis paneb tähele seda, et see on üks kindel rütm ja kui siis hakata seda tahtlikult, seda rütmi ise nagu kasutama ja samal ajal üritan ma lasta lihased lõdvaks. Täiesti lõdvaks. Kogu keha lihased. Kogu keha ei tunne nii palju, aga jäsemed on need, mida sa kõigepealt tunned ja kui sa lased nad niiviisi tahtlikult lõdvaks ja samal ajal teed siis endale sundkorras selle rütmi hingamiseks, siis ei märkagi, kui naksti magadki. Ja nii lihtne ongi.
ja nii lihtne ongi. Aga mingit sellist rituaali, et lülitad teleka välja, teed midagi seal? Ei, no tähendab, ma teleka juurest ei magama, magan magamistoas ja siis on mul kõik asjad on kadunud, tähendab telekas ja raadio ja ma olen küll rohkem raadioinimene, selles mõttes mul esimene asi hommikul on see, et lülitan raadio sisse ja telekat vaatan selle järgi, kuidas programmi järgi mõni asi vaatamisväärne tundub, aga raadio on mul enamasti päeva otsa fooniks. Aga aitäh, Mati, selle väga toreda jutuajamise eest, et ma usun, et inimesed said siin midagi endale kõrva taha panna. Ja te kuulasite Tiiu õhturännakute podcasti, eelmiseid osi saate vaadata Õhtulehe veebist. Õhtulehe veebist näeb ka ajakirjas Tiiu ilmunud lugusid või otsige üles Tiiu Facebooki lehekülg. Aitäh! Palun! Lahkete mõtete sisendamise meditatsioon aitab sul saata endale lahked mõtted, et saavutada sügav rahu ja sisemine tasakaal. Leia endale mugav vaikne koht, kus saad rahulikult istuda või lamada. Lase end lõdvaks ja pingetest vabaks. Sul ei ole kuhugi kiirustada, siin ja praegu on kõik korras. Lase hingamine aeglaseks ja sügavaks. Tunne, kuidas iga hingetõmme viib vähemaks muresid ja pingeid. Tunne, kuidas iga väljahingamine toob sinusse rahu. Aeglaselt ja rahulikult hinga sisse ning aeglaselt ja rahulikult välja. Kui oled valmis, too oma tähelepanu südamele. Kujutle, et hingad sisse armastust, rahu ja headust. Kogud neid tundeid oma südamesse nagu sooja, pehmet valgust. See valgus täidab sinu meeled ja keha, jõudes iga hingetõmbega järjest sügavamale. Sa oled nüüd ühenduses oma sisemise rahuga. Kujutle nüüd, et sa oled iseenda parim sõber. Sa oled lahke ja hooliv. Ütle endale, kui palju sa ennast hindad. Kui palju sa oled väärt rahu ja õnne. Ma luban endal puhata. Minu keha ja vaim on väärt rahu. Siin ja nüüd olen valmis saama seda rahu. Olgu mu öö rahulik ja lõõgastav. Korda neid lauseid oma südames nii, nagu ütleks sulle neid su sõber. Tunne, kuidas iga sõnum täidab sind soojuse ja armastusega. Sa väärid kõiki neid häid tundeid. Iga kordamisega muutub su keha rahulikumaks. Kui esile kerkivad mingid pinged või mured, mis sulle rahutust toovad, lase neil lahustuda. Ära hakka nendega võitlema. Lase neil minna, keskendudes oma lahketele ja hoolivatele mõtetele. Lihtsalt ole siin ja nüüd ning tunneta lahkeid sõnumeid, mis su sees kõlavad. Kujutle, et oled koos armastava sõbraga, kes hoolib ja mõistab sind. Hinga sügavalt ja rahulikult, teades, et iga hingetõmme viib sind lähemale rahulikule unele. Kogu endasse rahu ja lahkuse energiat. Sa väärid puhkust. Sa väärid rahu. Ma luban endal puhata. Minu keha ja vaim on väärt rahu. Siin ja nüüd olen valmis seda rahu vastu võtma. Olgu mu öö rahulik ja lõõgastav. Jätka aeglast ja sügavat hingamist. Sa oled lubanud endale rahu, andestust ja armastust. Sa ei pea enam päevaste murede ega edasi lükatud tööde pärast muretsema. Uneaeg on mõeldud sulle täielikuks taastumiseks. Lõõgastus on kõik, mida vajad. Kõik on korras.
homne päev tuleb uue energiaga. Head ööd ja rahulikku und!